Kristina, ma olen 16-aastane, olen Floras mänginud natuke üle poole aasta ja mängin tipuründes. Jalgpallini ma jõudsin juba lasteaias, ehk ma olin mingi 4-aastane äkki või hakkasin saama kohe 4. Ja siis meil oli lasteaias olid nagu trennid ja siis see treener tuli peale ühte trenni minu juurde, küsis, et kas sa tahaks hakata käima jalgpallitrennis. Ma ütlesin, et ma pean nagu emaga rääkima. Ja siis sealt see tee niimoodi algus sai. Ja kui ma olin paar trenni käinud nagu siis poistega, siis see treener ütles mu emale, et selles tüdrukus on midagi. Ja sealt ma siis mängisin päris pikalt poistega ja lõpuks mingi paar aastat olen mänginud nüüd tüdrukutega, nagu ainult tüdrukutega. Kui ma alustasin jalgpalliga, siis sõbrannade seas ei olnud üldse populaarne jalgpall, sest et kellelegi nagu ei meeldinud see ja ma alustasin sellepärast poistega, sest et tüdrukute grupp ei olnud Saaremaal üldse. Ja siis oligi hiljem, kui ma olin mingi 10, 11, 12, siis tulid alles tüdrukute grupid ja hakkasid tüdrukud mängima nagu Saaremaal niimoodi nagu ühiselt kõik koos. Floraga ma liitusin eelmise aasta keskel. Naiskonda sisse sulandumine läks sujuvalt ja see ei olnud väga keeruline, nagu kõik võtsid pigem mind hästi vastu ja läks hästi. Enne Florasse tulekut ma tegelikult teadsin põhimõtteliselt kogu võistkonda, sest et ma olin ikkagi jälginud neid igal pool. Nii et ma teadsin neid ja siis mul nagu oli lihtne, et nagu nimed jäi kiiresti meelde. Väljaspool väljakut suhtlen ma naiskonnast kõige rohkem äkki sellega, kuna see on nagu selline vanad sõbrannad ja siis nagu on selline lihtne. Seni kõige meeldivam hetk Flora särgis on ilmselt äkki esimene mäng, kui ma vahetuses sisse tulin ja siis lõin 3 väravat. See oli kuidagi selline ootamatu, et ma ei oleks oodanud seda, et ma kohe 3 väravat löön. Aga kindlasti ka esimene meistritiitel, kui me selle pea kohale tõstsime, oli ikka päris hea tunne. Minu unistus jalgpallis jõuda on kindlasti äkki välismaale, et tahaks teada, mis ja moodi ja kuidas seal nagu mängitakse. Kindlasti tahaks olla ka nii-öelda see profi jalgpallur, kes saaks siis selle eest raha, et ta mängib. Aga minu jaoks ei ole nagu nii oluline, sest et ma saan jalgpalliga mängida nii, et ma ei saa selle eest raha, et ma tunnen sellest nagu piisavalt palju rõõmu. Homsele Tallinna Kalevi mängul lähme kindlasti heade emotsioonidega ja ma usun, et kõik on selleks mänguks valmis ja me tahame seda mängu võita. Tehtud!